tere, armas minu Youtube'i kanali vaataja. Mina olen Triinu ja täna ma jagan sulle seda kohta, kui mina olin väga keerulises kohas, siis minu sees oli selline ohvri vaatenurk, millest ma ei olnud teadlik, enne kui ma hakkasin sellega tegelema iseendaga. Ehk siis mul oli selline tunne, et mina olen võimetu üldse oma elu muutma, et ma nagu tundsin, et see ei sõltu minust, kujutate ette. Ja see nagu, sest see minu igapäevane ärevus ja kõik see oli nii tugev ja see oli tegelikult ohvri vaatenurk, et nagu ma olin mõjutatud teistest inimestest, ma tundsin, et teised inimesed juhivad minu elu, mitte mina, ja ma pean tegema ja olema täpselt selline, nagu kõik teised tahavad. Nii et kui sinul on selline ohvri vaatenurk, siis tea, et see on täiesti illusioon, et sa tunned, et sa ei saa oma elu muuta või kõik on raske, siis on just sellepärast, et sa just hakkaksid sellega tegelema ja tuleksid sealt ohvrinurgast ära ja saaksid aru, et sina saad oma elu muuta. Sina saad kõike oma elus muuta, mida sina soovid. Et sa saad kõike saad sina ise ja see ei sõltu mitte kellestki. Kuna meil tuleb epigeneetiliselt juba suguvõsas sisse süütunne, hirmud, kõik lahendamata, viha, valu ja siis see tunne lihtsalt on sinu sees, et see ei ole nagu võimalik. Tegelikult on see võimalik, kui me hakkame inimestena vabastama oma hirme, süütunnet, viha, kõike seda. Nii et kõike seda saab vabastada ja see toob meile kerguse. Mida rohkem hakkab sinu süda avanema, seda rohkem sina saad kergusesse. Nii et ära jää sinna vaatenurka kinni, et kõik on raske, midagi ei saa muuta. See on ainult ohvri vaatenurk. See on ohvri vaatenurk, kes räägib niimoodi sinu sees. Tegelikult on see koht, et sina ise saad kõike muuta. Sina saad kõike muuta oma elu. Ja sinu elu ei sõltu Eesti Vabariigist, tööandjast, mitte kellestki, see sõltub ainult sinust. Millises energias sina oled? Kui sina saad aru, et sinu tervis sõltub sellest, mida kõrgemas energias sa oled, seda mõnusam on sul siin maa peal elada. Nii et me kõik tuleme sealt nullpunktist, kus me oleme olnud üle seotud oma vanemate tunnetest, aga me kõik saame need vabastada ja tulla ära oma elusse, oma väesse ja luua iseenda elu täpselt sellisena, nagu meie seda soovime. Täpselt sellisena. Nii et kui sina saad juba sellest aru, et sina oled iseenda elu looja, siis see on see vaatenurk, kus sa saadki hakata looma endale elu ja täpselt üles tulles ja muutes oma energiat. Kui sa küsid, kuidas saab oma energiat muuta, siis sa saad tulla oma energia väestamise ja puhastamisele programmile. See on lihtsalt see koht, kus me paneme kõik tšakrad tööle ja see tähendabki seda, et kui sul kõik sinu sisemised tšakrad töötavad, siis sul palju energiat ja sa julged särada, sul on mõnus olla ja sa tahad, et kogu maailm saaks sellest teada. Nii et panen siia alla lingi, ükskõik mis ajahetkel sa seda vaatad, ka võib-olla siis, kui see on juba valmis, siis ma lihtsalt räägin sulle, et see on üks võib-olla algvundamenti kasvatamiseks, et sa tahaksid kogu aeg tõusta sisemiselt, tõusta, sellepärast et me kogu aeg tõuseme iga päev, märkame oma mustrit, tuleme ära ellujäämisest elamisse. Päris elu on see, kus sa elad. See tähendab seda, et sa teed seda, mida sa armastad, sa oled rahus, sa oled usalduses, sa oled eluvoolus ja sa lood oma elu läbi selle impulsi, mis sinu seest tuleb. Mitte läbi hirmude, vaid läbi selle looja aspekti, kes tahab sinu sees edasi liikuda. Ta tahab teada järgmist sammu ja järgmist sammu. Nii et nende sammude ees on inimestel alguses hästi palju hirme,
kuidas mina la, just sina. Sina oledki see väekas inimene, naine, mees, kes sa iganes oled ja sina saad oma elu muuta täielikult, tulles ära sealt ohvri vaatenurgast ja hakates iseenda siseenergiaid tervendama, vabastama, muutma uskumusi. Meie esivanemad on meile pärandanud ellujäämisstrateegia. Aga meie, kes me oleme täna siin juba uues ajastus, meie viime edasi järgmised teadmised, et meie lapsed saaksid kasvada hoopis teises energias. Nii et kui sina tunned, et sina soovid samamoodi oma lastele anda edasi selle koodi, et elamine on väärtuslik, mina olen väärtuslik, siis läbi selle, et sina hakkad endaga tööle, saad sina endast selle puhastatud ja lapsed järgnevad meile, nad näevad, mida vanemad teevad. Nii et minu roll on siis täna olnud oma suguvõsa energeetikat tõsta ja tulla ära ellujäämisest elamisse, rahusse, vabadusse, loomisesse. Hing tuleb maa peale, et olla vabaduses ja loomises. Ja see on hingele kõige olulisem, sest läbi loomingu saavad kasvada uued asjad tulla. Vastuvõtmine on siis, kui me oleme rahus energeetiliselt. Aga kui me kogu aeg jookseme, rapsime, siis ei saa meile universum meile midagi anda, sest me isegi ei märka seda, mida ta annab. Ühesõnaga, kui sa saad aru, et ja sa saad aru, see on üks nendest kohtadest ka, üks uskumustest, kus inimestena ütleme, et ma ei saa mitte midagi aru, Triinu, mis sa räägid, ma ei saa mitte midagi aru, siis on see koht, et siis on see lihtsalt uskumus, et ma ei saa aru. See tuleb ümber pöörata. Ma saan kõigest aru. Sest sul on võimalik kasvatada oma vaimset mina ja see vaimne mina tahabki kogu aeg kasvada, areneda, et olla oma väes ja jõus ja täispotentsiaalil elada. See on elu mõte, elada täispotentsiaalil. Nii et kui sa veel ei ole selles kohas, siis on see võimalik elada täispotentsiaalil ja teha seda, mida su hing soovib. Minu hing soovib jagada teadmisi, kuidas ennast väärtustada, armastada, olla täispotentsiaalil, avada oma andeid ja elada oma elu siis voolus, mitte rapsides, vaid voolus, eluvoolus ja loomises. Nii et see on minu mõte ja jagan inimestele, kes siis soovivad kasvada neid programme, mida ma olen teinud, mis mind on aidanud sellest välja tulla, ärevusest, rapsimisest, depressioonist, kõigest. Nii et see on võimalik ka sulle. Nii et kui sind see huvitab, siis otsi mind üles, kirjuta mulle, siin all on link, et sa ei jääks sinna ohvri mentaliteeti. Aga mõnusat päeva!